tere, mina olen Kristina. Ja mina olen Liina. Me oleme kaks õpi- ja enesearengu huvilist naist, keda viis kokku eneseareng ja arengupartneritena oleme teinud aastaid omavahel inspireerivaid ja motiveerivaid videokõnesid, kus oleme jaganud oma õppimisi, oma õnnestumisi ja ebaõnnestumisi, taipamisi, raskusi ja rõõme. Nüüd mõtlesime, et miks hoida seda vaid endale, kui me saame jagada ka sinuga. Nii et tere tulemast kuulama podcasti. Õpime ja õnnestume ning vahel ka ebaõnnestume. tere, Liina. Tere, Tere, vaatajad. Kristina. Tere, tere. Nii tore on jälle siin sinuga olla ja tänane teema, tänane teema on välisriigis elamise valu ja võlu vol 2. Et saime ikkagi mõningad sõnumid, kus tuli, et võiks ikka tulla see teine osa ka. Ja nagu ma tegelikult ka ju eelmises korral ütlesin, et lõpus, et appikene, meie aeg saab otsa, eetriaeg, et me saaks veel mitu tundi siin lobiseda ja rääkida just nimelt sellest välisriigis elamise valust ja võlust, siis otsustasime ka, et teeme vol 2. Mul on nii hea meel seda lihtsalt teha. Kuidas sa, Liina, tunned ennast? Mul on ka hea meel ja eriti ma tervitaks siinkohal Kristina ema ja minu ema, kes ka ekstra avaldasid soovi, et rääkige sellest veel. Nii et aitäh, emad. Ja mina ka täiega tervitan enda ema ja Liina ema, et lihtsalt nii tore on, kui perekond ka fännab. Nii et ma julgeks öelda, et mu ema on number 1 fänn juba, kui sa kuulis ära episoodi, oli, et Kristina, ma ei ole nii kaua niimoodi naernud, kui teie episoodi kuulates. Kindlasti tehke teine osa ka. Ja kohe jagasin ka Liina sinuga, eks ju, seda, et ja siis sa ütlesid, et issand, minu ema ütles ka, et tehke uuesti, eks ju, et ta kuulas seda. Nii et spetsial, teeme erisaate emadele. Ja, aga lähme teele. Hakkame pihta, just. Mhm. Ma ei mäleta üldse, kus me eelmisel korral pooleli jäime, aga läheme, seda ikka mäletame, millest me rääkisime ja läheme siis veel teemadega teele, sest tõesti niisugune tunne oli seal lõpus, et juttu jätkub kauemaks. Absoluutselt, ma kohe küsikski sinu käest tegelikult, Liina, seda, et milline on olnud võib-olla sinu kõige suurem sihuke vau, ma elangi siin hetk. kas sa oled seda tundnud? Jah, ja ma arvan, et need jäid pigem sinna siin elamise algusaegadesse, sellepärast et siis võib-olla oli seda vau-efekti natukene rohkem. Eks ma olen seda enda sugulastele ja tuttavatele öelnud ka, et Egiptusest saaks teha vabalt teise niisuguse võimalik nagu Venemaal stiilis saate, võimalik vaid Egiptuses. et see maa ei väsi üllatamast ja tegelikult neid üllatusi jagub mul siiamaani, mõnikord ma imestan kuskil ja mõnikord ma käitun ikka nagu turist, et mul abikaasa mõnikord naerab ka, et sa muudkui pildistad nagu turist siin, et et oma kodus, oma riigis me tegelikult nii palju ei jäädvusta ja mingeid huvitavaid vaateid ja mingeid ma ei tea, niisuguseid huvitavaid asju võib-olla ei märka ka, onju, et võib-olla välismaalane Eestis tuleb, märkab ka mingeid väga veidraid asju tema jaoks, aga mina siin märkan siiamaani ja see vau-efekt, ma arvan, et kõige esimene vau-efekt oli see, kui ma abiellusin ja siia tulin elama. ja see vau-efekti tekitas just nagu mingid esimesed emotsioonid, et kuidas pulmad näiteks olid. Ma olen eluaeg tahtnud endale, nagu ma kujutasin ette, et mina kindlasti tulevikus abiellun ja ma tahan unikaalseid pulmasid, et midagi niisugust nagu teistmoodi, mida nagu teistel ei ole või nagu niisugust huvitavat kogemust. aga ega ma ei osanud mõelda, mis see huvitav kogemus oli. ja no siis ma sain seda nii-öelda kolmekordselt isegi, sest ma abiellusin niimoodi, et ma ei lähe teemast kõrvale, ma ikkagi jõuan selle vau-efektini, et ma abiellusin nii, et kõigepealt me sõlmisime abielulepingu Egiptuses, siis meil oli pulmapidu Egiptuses eraldi, umbes rohkem kui pool aastat hiljem. ja siis oli veel 3 kuud hiljem oli Eestis kolmas pulmapidu. nii et ma ei tea, millal seda aastapäeva lugeda on ju.
et kõik 3 aastat on aastapäevad, aga see vau-efekt tekkis just sellest, et kui me abielulepingu sõlmisime, siis see oli sihuke augustikuu, 20. august jääb hästi meelde Eesti tähtpäevadega seoses. Mhm. Ja see oli väga kuum, sihuke 40–42 kraadi kuuma. me läksime mingisse see oli mingi sihuke välismaalaste nii-öelda osakond, kus välismaalased siis said abielluda ja see nägi välja üks paras urgas Läksin sinna teksades, punases pluusis ja see oli nagu sihuke nurgatagune kohvik, kus inimesed pidid ootama siis elavas järjekorras nagu suitsune, ventilaatorid töötasid laes ja siis oli äh, seal oli nagu mingeid teisi ametnikke ka seal majas töötas ja siis üks meie sugulastest siinsetest siis kuidagi sebis meile mingi siukse ruumi, kus me saime istuda ja oodata nii-öelda enda järjekorda siis, et abielulepingut sõlmida. ja see ruum oli konditsioneeritud ja me istusime seal lihtsalt diivani peal ja vaatasime, kuidas samal ajal mingid Aasia inimesed tegid kellelegi presentatsiooni, millest me midagi aru ei saanud, onju, inglise keeles, aga me nii-öelda istusime seal nagu nii-öelda viies ratas, siis olime sebitud kuhugi konditsioneeritud ruumi diivanile, kus kellelegi tehti presentatsiooni samal ajal. et see oli, ma mäletan, esimene vau-efekt, et issand, nüüd ma olengi nagu siin ja ja kuidagi nagu selline natuke ehmatav isegi või sihuke nagu šokeeriv, aga samas nagu põnevust täis, et ma ei kahetsenud seda, aga ma olin niimoodi täitsa, et vau, mis kogemus see nüüd siis on et ma sain oma need unikaalsed pulmad ja noh, siis edaspidi need vau-efektid tulid juba mingite veidrustega, mis siin riigis on kohatud, aga sellist pulmakogemust, et ma istun ja ootan oma järjekorda kuskil kellegi presentatsiooni kuulates nii-öelda viienda rattana, siis seda ma ei oleks elu sees arvanud. vot see nii oli lahe, esimene. kuidas sul? nii lahe, kui sa hakkasid praegu pulmadest rääkima, ma arvan, et et ma ei oska öelda, millal see minu esimene vau-efekt võib-olla oleks nagu, mis tuua välja, sest iga kord, kui ma siinset Tenerife loodust näen, siis mul on kogu aeg see vau, kui ilus, vau, et mul on kogu aeg mingi osa, iga kord ma tunnen, et on mingi vau. näiteks mõned päevad tagasi oli vikerkaar ja siis see oli nagu täiesti tervenisti ja see lihtsalt see nurk, kus mina nagu nägin seda, oli täpselt niimoodi, et see vikerkaar oli ja sinna keskele jäi mägi ja siis mul oli jälle vau, kui ilus ja mul on võimalus seda näha. aga kui sa praegu rääkisid näiteks just nimelt enda pulmadest, siis võib-olla selline, ma toon siia paralleeliks nüüd või siis vastandiks, polaarsuseks, toon siia enda kogemuse siin matustel käimisega, mis minu jaoks oli üllatav, võib-olla seal esiteks see, et inimesi siin ei maeta maha, maa sisse, neid ei maeta, vaid selleks on nagu betoonkastid. Ta näeb välja nagu kapp ja siis inimene pannakse sinna betoonkappi ja siis see pannakse eest siis teise betooniga, lihtsalt pannakse eest kinni ja nad ongi üksteise peal, see näebki välja nagu kapp, reaalselt nagu kapp, kuhu pannakse inimesed, siis kus see kirst siis pannakse sisse. et esiteks oli minu jaoks üllatav ja teine asi, kui Eestis on, et kui on matused või peied, siis inimesed lähevad sinna ikkagi tavaliselt mustades riietes, eks ju, et nad on enamasti mustas. siis minu esimene šokk oli see, kui ma nägin, et tuldi heledate teksade ja roosa sviitriga. mul oli, see on midagi uut ja sest mina ikka panin ennast mustalt riidesse, eks ju, et see niimoodi on Eestis tavaks, aga siin mustades riietes on ainult kõige lähedasemad Mm. ja kõik teised on siis nii-öelda, seal ei olegi nii-öelda ühist reeglit, et kõik peaksid tulema mustas või tumedates riietes. seda ei ole, et täiesti võidki minna lihtsalt nagu ma ütlesin, eks ju, roosa sveeter ja heledad teksad, lähed ja lihtsalt tunned kaasa, et
see oli minu jaoks kummaline ja ütlen ausalt, et tänasel päeval, et kui ma ka hiljuti sain taas kogeda nii-öelda seda kogu protsessi, siis mina ei suuda panna endale näiteks punast, nagu mul praegu on, eks ju, või Mhm. midagi heleroosat või kollast, et ikkagi nii minu sees lihtsalt on midagi, mis näitab, et must on justkui ka selline leinavärv sel hetkel ja ka sihuke justkui noh, austa on siis lahkunud läbi selle. Et Mhm. see on kindlasti üks asi, mis on niisugune suur kontrast ja tekitas, kui me räägime küll vaust, eks võib-olla see ei ole see vau koht päris, aga natuke, ma ei tea, šokeeriv, üllatav, natuke üllatav, et selline kogemus absoluutselt. ja mis veel, kui veel siin matustas, siis see, et kui inimene näiteks siin lahkub siit ilmast, transformeerub siis, eks ju, enda hing lahkub, siis juba järgmisel päeval toimuvad matused ja ongi kõik, kogu protsess läbi. et ka see, kui Mhm. kiiresti need asjad toimuvad, ka see oli minu jaoks hästi-hästi suur üllatus. et Mhm. ma ei osanud oodata, et kõik käib nii kiiresti. et see on ka kindlasti midagi, mis on sellist, et oh sa poiss, asjad Mhm. käivad nii teistmoodi. ma et arvan, et äkki see on seotud kuidagi, ma nüüd oletan, jah, ma ei tea, kes absoluutselt. teab, võib kommentaariumisse teada anda, et kas seal on tõepõhi all, aga ma olen mõelnud, kuna siin on ka väga sarnane, Okay. pannakse ka nii-öelda betoonkambrikestega, Mhm, mitte nagu kappi päris, aga betoonkambrikestesse ja toimuvad matused väga kiiresti, kas samal päeval või mhm, siis järgmisel päeval, oleneb, kas ta sureb, noh, hommikul sureb, siis mhm, juba mhm. maetakse samal päeval, onju. Aga ma arvan, et äkki see on seotud kuidagi kultuuriliselt kuuma kliimaga äkki, et Võimalik. rahvaarvud suuremad ka, et äkki ei ole nagu seda võimekust nii-öelda nagu seda surnukeha siis hoida ja kuna siin ka ei tuhastata, ma ei tea, Hispaanias tuhastatakse, ei. jah, tuvastatakse. Et siis nagu kuidagi see nagu võib-olla selle põhjusel tehakse seda nagu hästi kiiresti, aga see võib ka religioosne põhjus olla, ma ei ole nagu siin uurinud seda matuste tausta. aga mis mulle praegu meenus selle sinu looduse teemaga, kui ma ei pidanud loodust nagu vau-efektiks siin, kui Mhm, ma sellele küsimusele vastama hakkasin, siis see, kui sina tõid välja looduse, siis tegelikult siin on mul looduses ka olnud vau-efekti ja see on olnud nimelt Egiptuse põhjarannikul siin Vahemere ääres niimoodi, et Aleksandriast lääne poole minna, mhm, läheb see meri järjest sinisemaks, liiv järjest valgemaks mhm, ja minu meelest see on kõige ilusam sinine meri, valge liiv, mida ma elu sees näinud olen. Punase mere ääres nii ilus kui pole kordagi olnud, kus ma olen käinud seal. Ma olen käinud siis Tabas, mis on siis Siinai poolsaarel ja Hurgadas Punase mere ääres ja mööda seda ka üles sõitnud ja mitte kuskil pole nii ilus olnud kui Egiptuse põhjarannik Vahemere ääres. nii et ma arvan, et see on täiesti avastamata sihtkoht Euroopa turistidele. seal tõesti Euroopa turisti väga mhm, vähe näeb, sest neid ei tooda siia grupireisidega, et see on pigem nagu kohaliku puhkepiirkond. ja see on imeilus tõesti, lihtsalt vau. aga noh, mis siin see natuke miinuspool on see, mhm. et selle võib-olla niisugust plasti natuke leidub seal liiva sees ka ja niisuguseid tükikesi. See meri tegelikult uhub tohutult ka igasugust jama kaldale ja lisaks, mis siis juurde toodetakse siin maismaa peal ka, onju. aga see vau-efekt looduses on mul siin olnud ja see on tõesti mere ääres olnud. Nii lahe, et loodusega ma tulen tagasi ka rõõmsamate teemade juurde. jah. Kusjuures see loodus minus nagu justkui tekitab nagu iga kord, ükskõik kus ma lähen, mulle meeldib väga matkata ka siin looduses ja ta iga kord tekitab mulle selle vau-efekti mingil viisil. et Mm. veebruarikuus on siin ähm, mandlite õitsemisaeg ja siis lähevad justkui need kuristikunõlvad või kõik need nõlvad lähevad roosaks, sest need õied on enamasti on roosad, on ka valgete õitega, aga enamasti Mm. kõik need nõlvad lähevad roosaks ja siis on jälle sihuke vau, sihuke nagu suhkruvati efekt minu arust kaugelt vaadates, hästi palju sihukest roosasid tupsukesi on. et see ja kui sa liivast praegu rääkisid, siis see, kus mul see vau-efekt tekkis veel, on see, et siin
looduslikud, sellised päris liivarannad, kus on looduslik liiv, siis on see, kus liiv on must, musta värvi liiv, ehk siis ta on mul on valge, vulkaaniline sul on must. just, ja kõige siin sellised suuremad, populaarsemad rannad, mis ongi toodud Sahara kõrbest liiv siia, et oleks seda valget või kollakat liiva. nii et, aga niisugune naturaalne, päris looduslik liiv on siin musta värvi. ja ta on natuke suurem, ta ei ole niisugune peenike liiv, vaid natuke pigem sellist suuremate kivikestega, et see on ka kindlasti üks, mis sellist vau-efekti tekitab. ja kui ma veel mõtlen, et hiljuti veel, et kui, et vau, ma tõesti elan siin, efekti tegelikult mul tekitab ka see, kui keegi küsib mu käest, sa ju ei ole Tenerifelt pärit ja siis ma hakkan lihtsalt naerma ja mõtlen, et ma tõesti elan siin, aga jah, tõesti, ma ei ole sündinud siin, et see on kindlasti see, kui iga kord mul tekib sihuke natukene kihistav, vau, ma tõesti elan siin, sest nad küsivad mu käest, sa ju ei ole Tenerifelt et see on tegelikult ka see hetk, kus ma tunnen, et ma olen hästi-hästi vastu võetud. et ja see on see, kus ma tunnen, et oh, nii mõnus, ma elan siin. jah, tegelikult sa tood järjest mul ka neid märkamisi, kus need vau-efektid tegelikult on ka see, et kus tõesti sa tunned, et sa oled nagu hästi vastu võetud, on ju. ja minu meelest tundub, et Hispaanias ka, aga siin Egiptuses ka inimesed oskavad hästi vastu võtta, et äärmiselt sõbralik on olnud, kui ma lähen siin ma ei tea, alla toidupoodi, meil on oma majas siin nurga peal on toidupood, alati nad on nii rõõmsad sind nähes, ometi neil on pikad tööpäevad, 6 päeva nädalas, madal palk on ju, ja nad on nii positiivsed ja siis võtavad sind nagu vastu nagu oma siin on ju. Just. et ja see, kui ma oskan veel kohalikus keeles rääkida, siis omakorda tekitab endas ka natuke sihukest uhkust, et vau, ma tõesti saan hakkama sellega. Mm -hmm. just hästi-hästi samastun nii lahe. kui nüüd keegi meie vaatajatest ka niimoodi elab välismaal, ma tean, et ma sain ka mõned sõnumid, kus ollakse meie kuulajad ka välisriigis, et siis võite ka meiega jagada, et mis teis on tekitanud seda, vau, ma tõesti elan siin tunnet ja, või mis on need hetked olnud, kus sa seda päriselt tunned. kui sa, Liina, tõid praegu välja selle, et sa tunned ka uhkust selle üle, et saad, eks ju, rääkida teises nagu kohalikus keeles siis ja et mõlemad ütlesime seda, et me tunneme, et sealt vastu võetud. kuidas sa tunned, et mis on võib-olla see, kuidas sa kogukonnana tunned, et kas sa oled ka kogukonda vastu võetud või sa tunned näiteks mingist osast seal puudust? see on see hetk, millest ma puudust tunnen ausalt öeldes. ma tunnen, et ma ei ole nagu selles mõttes nagu ära kohanenud, et okei, jaa, ma väga hästi nagu olen siia perekonda vastu võetud, suguvõssa, aga ma tunnen ikkagi nagu seda, et mingid teemad, mul ei ole nagu vaata seda ühist ajalugu või mingit sellist asja nagu arutada. Et kuidagi nagu mingi sihuke barjäär on ikkagi nagu jäänud ja ma ei ole tundnud seda, et ma näiteks siin olen naistega sõbrunenud või kuidagi nagu leidnud nii-öelda endale sõbrannasid, kes siis nagu jäävad. on olnud nii, et tulevad, lähevad mõnda aega nagu saan kokku, aga kuidagi nagu vaata ei saa nagu klappima, siis liigub nagu edasi. on erinevaid katsetusi siin olnud küll ja küll, onju. ja teine asi siis on ka siis need kohalikud välismaalased siin, kellega ma olen nii-öelda proovinud ka natukene sõbruneda ja ma ei tea, näiteks jõusaalis aeg-ajalt suhtlen, aga kõik jääb kuidagi nagu sihuke small talk'i tasemele nii-öelda, et eestlane ei ole väga sihuke small talk'i inimene, onju, aga võib-olla mõni on, ma ei tea, sina võib-olla oled, ma ei ei tea. üldista ei üldista, just. jah, aga kuidagi on nagu palju seda ja ma ei oska seda või see ei ole nagu minu oskuste seas, et ma nagu naudin nagu siukseid pikki ja sügavaid vestlusi, aga selleks peab kuidagi inimesega mingil teisel tasandil nagu klappima ja kui nüüd mõelda ka nüüd nii-öelda nagu vastukaaluks siin sellele, mis on need vau-efektid olnud, mis on need kõige raskemad hetked või emotsioonid olnud, siis võib-olla ongi see olnud, kui
kui ma olen tundnud jälle, et ma nagu ei sobitu kuhugile. Ma ei tea, näiteks käisin tüdrukute õhtul, tunnen, et okei, ma olen nagu võõrkeha, et ma ei sobitu sinna, onju. et ma nagu proovisin ja proovisin seal nautida, aga no lõpuks ikkagi pärast 3 tundi seda Egiptuse muusikat seal tundub, et ei, ma pean koju, pea valutab. et, et need on võib-olla olnud sellised raskemad hetked, kus ma tunnen, et ma ei ole nagu kodunenud. kuidas sul? ja jälle taaskord pean ütlema, ma nii samastun nii samastun, et just, et ma tunnen ka, et ma olen hästi vastu võetud, et Mhm, nii siis enda elukaaslase perekonna poolt kui ka siis ütleme need, kes mind nagu, ma ei tea, kohalikud inimesed, kes mind, eks ju, noh, kes mind juba teavad, eks, võib-olla nende poolt, et ma tunnen, et ma olen, aga mul ei ole seda oma kogukonda, kuhu kuuluda, et seda mul mhm, ei ole siin ja see on kindlasti see, millest ma puudust tunnen ja kuigi Tenerifel on väga palju eestlaseid ja pean mhm, ütlema ausalt, ma ei tea, kes on praegu siin kohapeal, ma tean väga väheseid, kes on hetkel nagu juurde tulnud, sest väga paljud on vahetunud, et tullakse, katsetatakse, minnakse ära, et selliseid püsivaid eestlaseid ei ole nii palju, et aga on väga palju neid, kes, eks ju, tulevad siia aastaks, 8 aastaks, et katsetavad, eks ju, samamoodi, kes on nii-öelda kliimapagulased, kes tulevadki siis külmemaks perioodiks ja on suvel, eks ju, Eestis. et neid ma ei, seal näiteks ma ei tunne ka enne, ma ei ole leidnud oma inimesi. et ma ei ole leidnud oma inimesi ja kuna ma ei ole neid oma inimesi leidnud, siis on, olen ka hakanud aina vähem suhtlema tegelikult eestlastega ja võin tegelikult täna öelda, et ei suhtlegi, et mul ongi ainult üks kohalik sõbranna, nii-öelda kohalik eestlane siis, eestlanne, eks ju, kes siin on ja temaga kaasan heal juhul kokku kord 2 aastaks ja see ongi kõik, et aga sellist oma kogukonda, et kuhu kuuluda, et tegelikult jah, ma tunnen ka sellest puudust. olen avatud olen avatud, et kui tuleb, siis olen selleks igal juhul, olen nõus ka proovima, katsetama, eks, et nagu sa ütlesid, eks, kas rääkida small talk'i lihtsalt, eks, et niisugust pinnapealselt või et minna sügavamatesse vestlustesse, et selleks peab ära tundma selle oma inimese. et mõnikord mhm. piisab ka esimesest korrast, eks ju, et kui sa hakkad kellegiga suhtlema, mõtled, appi, mul on tunne, et ma tean sind kogu elu. et absoluutselt selliseid kogemusi on ka olnud, aga siia ei ole jäädud püsima. et aga võib-olla ma samas see small talk on nagu vajalik, on ju, sellest absoluutselt, see on et nii-öelda alustada nagu see mm. sissejuhatus, on ju. aga kui just neid, mis minul just on raske see, et kui neid sissejuhatusi tekib nii palju lihtsalt, lõpuks sa väsid nagu ära, on ju. et see, et kodust kaugel niimoodi, aga eestlastel seal on ju kogukond kindlasti, jah. ma jään sulle päris vastuse võlgu, ma tean, et siis, kui ma rohkem jälgisin, mis toimub, mis rohkem tehti, millal toimusid mingid kokkusaamised, jah, siin oli, kas praegu ka toimub, seda ma ei oska sulle vastata, siin ma jään vastuse Mm. võlgu, nagu ma ütlesin, ma olen kuidagi sellest Eesti kogukonnast eemaldunud, et sa oled kahjuks kohalikuks saanud äkki. ma olen kohalikuks saanud. ma lihtsalt tunnen, et minu tänane kogukond on tekkinud, läinud nii virtuaalseks. ja Mm. see on näiteks see koht, kui ma Eestisse tulen, eks, ja siis, kui ma saan kokku nüüd nende oma inimestega, kellega mul on tekkinud see oma kogukond, no siis on küll see, et oh, maailm on valla ja ma tunnen, et väga-väga, et minu inimesed, et see on see koht, et isegi kui ma, eks ju, praegu suhtlen ainult virtuaalselt, siis see rõõm on nagu, ma ei tea, 10 kuni 100-kordne, kui päris kohtumised toimuvad. et see on ka põhjus, miks ma nagu väga siin nutnud sellepärast ei ole, aga lihtsalt Mhm. tunnen puudust. Nagu niisugusest füüsilise kontaktiga just, kogukonnast on ju, sest ma mõtlen, mul on ka nagu virtuaalne eestlastest koosnev on ju kogukond ümber, aga tegelikult ma ise mõtlen ka seda, et mõnes mõttes ma olen sellega ka täiesti mugavustsoonis, et tegelikult ma võiks minna välja ja uuesti veel proovida, katsetada, noh, vahepeal puhkad ja siis lähed edasi, on ju. et mul on tegelikult postkastis paar päeva juba, mul on vastamata
aga seal sõnumitaotluste all on üks välismaalannalt kiri, sest ta luges mingit mu mõned kuud tagasi tehtud postitust kohalikus välismaalaste Facebooki grupis, välismaalaste naiste Facebooki grupis, meil naistel eraldi siin. et ma küsisin, kas mingeid kokkusaamisi toimub ja siis see naine nüüd on mulle kirjutanud nagu, et on huvitatud kokkusaamisest, et võib-olla nüüd peaks selle ära tegema, siis mugavustsoonist välja minema. just, mine tea, mis katsetan. see ootab. nüüd, kui sa oled valmis selleks, et siis absoluutselt peaksid katsetama, et näha, kas see on sinu inimene. Ja, aga kuidas töö leidmisega on olnud? vaata, töö leidmisega on sihuke huvitav asi. et kuidas ma üldse, vaata, sattusin, eks ju, Tenerifele. ma tulin, sest mul kutsuti siia tööle. Mhm, eks, seega minu jaoks ma võiks öelda, täiega kerge oli, nagu mega mhm, kerge oli leida tööd, sest ma juba tulingi selle ideega, et ma teadsin, mis mind siin ees ootab. mhm. 25. jaanuaril 2011 maandus lennuk ja 26. jaanuaril olin ma kassas juba tööl. nii et mul oligi nii, et lennuks ma ja mul oli selles mõttes esimene päev oli tegelikult oli mitmes mõttes raske, sest ma olin äsja saabunud Taist, et ma olin Austraalias, siis ma käisin Balil, olin Tais ja siis Taist tulin Tenerifele, mis tähendas seda, et mul oli 8 tundi ajavahet. eks, ja ma pidin kohe hommikul ilma selle jet lag'ita, eks ju, mis ta eesti keeles on, ma jään siin vastuse võlgu. nii, Liina, mis on eesti keeles jet lag? Ei tea. iga ajavahega toimetulek. annan Jah. uue sõna, uue sõna, et Mhm, jään selle, mul praegu ei tule kohe see sõna, õige eestikeelne sõna, aga igatahes just see, et ajavahega see toimetulek, et see toimus lihtsalt nii kiiresti, et ma olin sunnitud kohe nii-öelda sellega nii-öelda harjuma, eks, et kohe läksin tööle. et töö leidmisega iseenesest mul oli väga kerge ja just nimelt sellepärast, et mind ootas juba töö ees, et selles mõttes ei olnud keeruline. samas, mis veel oli raske lisaks siis ajaga koht oli see, et ma ju saabusin siia ilma, et ma oleks osanud hispaania keelt, eks. mhm, et see oli ka teine raskus võib-olla, et kuidas ma siis, kuna ma ütlesin, eks ju, et ma olin kassas, tähendab seda, et ma olin väikses riidepoes tööl ja ma teadsin selliseid sõnu, millest mul ei olnud mitte mingit tolku siin, sest ma olin neid kuulnud seebikate tagant, eks ju, mis on porque ja madre, padre, eks ju, kõik sellised sõnad, millest sul tööl tegelikult kasu ei ole. ja numbreid ma õppisin lennukis, et ma ostsin juba Austraalias olles inglise, hispaania sõnaraamatu, seega ma otsisin sealt numbrid esimesena, ma mõtlesin, kui ma poes töötan, ma pean numbreid teadma ja mhm. 1-10 ma sain nad lennukis selgeks, kõik ülejäänud numbrid olid mul paberi peal, et kui pidin ütlema siis summa, siis mul oli ruttu paber välja tõsta kassa alt, vaatasin numbreid ja siis ütlesin ja kui keegi midagi küsis, siis ka seal oli see, et okei, järgmisena värvid ja mis on siis riide, eks ju, esemed. et niimoodi hakkas minu õppimine üldse pihta. et kui minult ikkagi küsiti bluusi, siis ma oskasin bluusi suunas juhatada või pükse. et need olid need asjad, kus ma alustasin ja värvidest, eks ju. et ka värve nagu niimoodi läks samm-sammult. et võib-olla jah, ja kui keegi midagi rohkem küsis, siis oli naeratus ja ma ei tea, mis ta küsis, aga küll ma välja uurin, eks ju. et mis see päris küsimus seal siis oli. ütlen ausalt, mul läks üsna kiiresti õppimisega, et hispaania keeleks, sest see on alati, ma olen tahtnud seda kuidagi juba sealt keskkooli ajast tuli Hispaaniasse kolimise mõte, tuli pakkumine minna lapsehoidjaks, ma ei läinud sinna, ma ei saanud seda kohta, aga see mõte oli ja kuidagi elu on mind toonud siia, see on olnud minu koht, kuhu ma ikkagi pidin lõpuks jõudma. nii et tulles tagasi töö otsimise juurde, sest minul ei ole olnud keeruline, ma tean, et on olnud inimesed, kes tulevad siia otsima, neil on olnud ka keerulisi hetki. et ma usun, et siin väga palju oleneb ka sellest, et kui valmis sa oled, kui palju sul on eelnevat kogemust, eks ju, ja kui palju sa ka keeleliselt oskad, et kas sa oskad hispaania keelt või sa lähed mõnda ettevõttesse, kus sul seda võib-olla siis ei ole nii palju vaja. et kõik oleneb, ma usun, ikkagi inimesest endast. ma usun ja võib-olla ütlengi, et täpselt sama keeruline või sama kerge kui Eestis tegelikult. et kõik väga oleneb julge, sinu endast. väga julge tegelikult niimoodi minna ilma keelt oskamata poodi tööle sinna.
kuna minu kollektiiv oli ikkagi koosnes eestlastest, siis selles mõttes ma tundsin ennast turvaliselt ja mm. elan ka, eks ju, hästi turismipiirkonna, mis tähendab seda, et suurem osa olid ka inglise keelt rääkivad inimesed, nii et see Mhm. turva, see oli, et kui ka tuli siis mõni hispaaniakeelne, et see oli see hetk, kus tõmbas, et oh my god, kus mu paber on aga kui kuidas sa sul üldiselt on inglise keelega, saad hakkama või kohalikud üldiselt ei räägi? nad eelistavad mitte rääkida Mm. et Mhm. pigem vähem kui rohkem ja äh, saab, ma ütlen nii, et saab hakkama, kui sa juba ütled talle esimese asjana ole, mis on tere, siis ta Mhm. juba on sinuga pehmem, eks Sulab. ju, eks ju, ta juba on pehmem ja ta pursib sulle vastu või ta üritab sind aidata nii palju, kui oskab, et selles mõttes, eks ju, nagu me ütlesime, et ma tunnen ennast hästi-hästi vastuvõetuna, et isegi Mhm. kui ma esialgu, eks ju, üldse nagu ei osanud, siis nad väga-väga sõbralikud lihtsalt läbi selle, et sa lihtsalt räägivad aeglasemalt ja ütlen ausalt, hispaania keel ei ole keeruline keel. ta ei ole keeruline, ta Mhm. on üsna kerge keel tegelikult ja Tundub jaa kerge just, araabia keelega võrreldes. just, et sinna tahtsin ka jõuda, et ta on üsna kerge keel iseenesest, et kui tahta, siis seal leiab väga palju sarnasust näiteks inglise keelega, lihtsalt vahe on selles, et sa ütled ikkagi ta on niimoodi välja, nagu ta on kirjutatud, eks noh, mõned Mhm. üksikud erandid on, millest me ka minu meelest, kui ma ei eksi, eelmine kord rääkisime, Mhm. eks ju, et need Paella. just need sellised tähe erinevust, aga enamasti on ikkagi ta üsna kerge. et just, mis see küsimus oli? töö leidmise kohta. just läksin siin edasi ja just, et Mhm. keeleliselt, kas nad oskavad, kas nad Mhm. räägivad inglise keelt, et keeleliselt mina ütleks pigem, et hispaanlane ei armasta väga inglise keelt. Ta ei Mm. armasta inglise keelt ja ta pursib ainult siis, kui on vaja. et Mhm. selles mõttes, et ikka, kui sealt lähed siit, kus mina elan, Lõuna-Tenerifel, kui siit minna näiteks pigem rohkem saare siseossa, kus ei ole nii palju turismi, siis Mhm. seal ikka inglise keeles sul ei ole väga palju kasu. mulle tundub, et need riigid, ma arvan, et teil ka dubleeritakse näiteks ingliskeelseid filme hispaania keelde, onju. mulle tundub, et need absoluutselt riigid, kus dubleeritakse, ma ei tea, Saksamaal dubleeritakse hästi mm. palju, ma ei tea, Bruce Willis pole üldse oma häälega, onju, Ei ole. räägib kellegi teise häälega saksa keeles. ja ma ei tea, Itaalia näiteks ja Mm -hmm. sellised, et seal nagu inimesed räägivad ka vähem, et need riigid, kus ei dubleerita nii palju Mm minu -hmm. meelest seal tuleb see inglise keel nagu natukene lihtsamalt. siin näiteks on inglise keel no väga popp, isegi ma saan 7-aastase lapsega siin väga vabalt inglise keeles rääkida, sest nad juba hästi varakult hakkavad õppima ja see on kuidagi nagu nad proovivad, isegi vanemad proovivad õpetada hästi varakult inglise keelt, et nagu sul oleks võib-olla nagu rahvusvaheliselt siis nagu seda võimalusi. teinekord ongi niimoodi, et ma kuskil tualetis olen korduvalt imestanud, naiste tualetis, et miks need emad nende lastega, väikeste lastega inglise keeles räägivad, et nad on ju kohalikud, näevad kohalikud välja, et see ei ole nagu mõni juhus, vaid nad lihtsalt nagu emad räägivadki inglise keeles, aga nad püüavad nagu õpetada neile, on ju, varakult. ja siis räägivad niisugust nagu inglise ja araabia segakeelt, on ju. et alguses ma imestasin seda hästi palju, nüüd ma olen nagu ära harjunud, et niisugune huvitav fenomen, aga kui Mm -hmm. töö kuidas sul? leidmiseks. ja just Jah, räägi sina, tahtsid kuidas sul? küsida tahtsin kohe küsida just, et kuidas sul töö leidmisega või millised on kogemused sinul? mina totaalselt ebaõnnestusin siin töö leidmisega ja sellepärast ilmselt ma jõudsin ka sinnamaali, mitte ilmselt, vaid ma päris tõsiseltki ma jõudsin sinna, et ma asutasin siis oma teenust pakkuva ettevõtte 2018 aastal, sest mul lihtsalt ei õnnestunud siin mingi väikse aja tagant nagu tööd leida, aga ma esimesi katseid siin tegin, sest see ettevõtlus minu jaoks ikkagi, ta oli mingi võõras asi, ma ei julgenud, Mhm. ma ei osanud, ma nagu ei teadnud mitte midagi sellest, et pigem ma nagu eelistasin alguses ikkagi palgatööle siin minna. aga need katsed hakkasid niimoodi pihta, et ma hakkasin siis proovima erinevates kohtades siin, lähedal asuv Four Seasonsi hotell, üks tuttav töötas seal, leppis kokku vestluse sinna, käisin vestlusel, tuli välja, et nad üldse ei palkagi nagu välismaalasi, kui ainult noh, mingi nagu ekstra juhus on ju, et nad vajavad nagu itaallasest kokka, spetsialisti, kes oskab Itaalia toitu teha, siis nad toovad Itaaliast või nagu palkavad, et nagu
kui mul kodakondsust ei ole, siis neil nagu ei olnudki nagu võimalust mind tööle võtta. Aga siis oli veel teisi huvitavaid kohti, kuhu ma siin ka proovisin. Ja näiteks välismaalased, väga palju on siin USA-st ja Suurbritanniast naisterahvaid, kes käivad siin, õpetajad on. Ja väga popp on see, et välismaalasest õpetaja tuleb siia kooli, siin on päris mitmeid neid Briti ja Ameerika koole ja üldiselt on lihtne välismaalannal siin nagu õpetajana tööd saada ja ma oleksin ka saanud lasteaias tööd isegi kahes. Ma käisin vestlusel. Esimesel ma käisin vestlusel ja siis nii-öelda, see oli algkool tegelikult, isegi nagu algklassid, siis kool oli see, mitte lasteaed. Ja minu esimene pettumus oli see, et vaadati, et okei, sa oled töötanud Traditional Music Center, et ma olen Eesti Pärimusmuusika Keskuses töötanud. tule meile muusikaõpetajaks, meil on see koht vaba. ma ütlesin, et aga ma ei oska pilli mängida, okei, viisi pean, aga mul pole muusikaga mitte mingit kogemust, et ma töötasin muusikaasutuses, aga ma Mhm. olin nagu administratiivne töötaja, siis nagu büroo poolel onju. et mul pole mingit kogemust, siis öeldi mulle, et ah, sellest ei ole midagi, meil eelmine õpetaja pani ka Youtube'ist ja koos laulsid et sellest ei ole midagi. põhimõtteliselt ma oleks saanud tööd, onju. Inglise keeles ka veel onju, kõik sobiv. ütlesin ei, mina ei lähe muusikaõpetajaks, kui mul ei ole sihukest nagu kogemust. siis järgmine koht oli, läksin veel ühte hotelli vestlusele. oli üks ka uhkemaid hotelle siin, sihuke vana ajalooline natukene. Lähen siis uksest sisse, vaatan seal, mees vaatab minu CV-d ja ütleb Ukrainast, jah ta põhimõtteliselt polnud üldse vaadanud ja hoiab paberit, vaatab sinna peale ja ei saa isegi aru, et ma olen Eestist, onju, mitte Ukrainast Ukrainast, jah ja siis noh, okei, temaga ma vestlesin seal. aga neil oli pakkuda siis öist vahetust ainult. siin üldiselt on kombeks, et üldiselt öises vahetuses naisterahvad väga ei ole, et kui on vahetused Mhm. öö, siis on päevases naised, öises on meesterahvad ja oli siis nii-öelda nagu restorani juhataja koht, et okei, ma mõtlesin, et kohviku juhatuses ma olen varem olnud, aga Mhm. öisesse vahetusse ma küll minna ei taha ja no see, et seda CV-d läbi ei loetud, see tekitas niisugust nagu vähe kahtlast tunnet, onju. Usaldus, usaldustunne. ja, ja okei, siis ma läksin, ma ei tea, mitmes koht see juba on, neljas koht vist, see oli teine kool, kuhu ma läksin vestlusena. seal täpselt samamoodi vaadati, oi, venelanna tal on, mu CV on saadetud ja see Mhm. CV on käes ja see ei olnud egiptlane seal, see oli välismaalane, ma ei tea, britt või mis iganes rahvusest, tema ka ei süvenenud minusse. ja siis vestlusel tuli välja, et okei, neil hetkel nagu ei olegi pakkuda, võib-olla oli, aga võib-olla ma ei sobinud siis onju. ja siis sai seal käidud, okei, jälle ebaõnnestunud. ja siis viies katse, kokku oligi 5 katset, viies katse oli ühes lasteaias. käisin vestlusel, oleksin saanud sinna, aga miinus oli see, et palk oli minu jaoks mitte motiveeriv. teine asi, see kisa, mis seal oli, mulle ei olnud lapsed nii sümpaatsed ja siiamaani tegelikult ma ei kujutaks ennast ette päev otsa lastega töötamas, Mhm. väikestega. et see ei olnud mitte miski, seal ei olnud sümpaatne ja tegelikult mul tehti seal pakkumine, ma oleks saanud, siis ma mõtlesin, okei, ei, et isegi nagu pidin minema proovipäevale ja siis ma veel eelmine päev helistasin, ütlesin ära, et ma ei tule. et vabandust, ma ei öelnud mingit põhjust, ma ütlesin, et ei, ma ei tule. ja see oli kaugel ka lisaks veel siin linnas, mõtle, tükk aega siin sõita sinna-tagasi ja lastega töötada, ma tundsin, et see ei ole minu teema. ja noh, siis ma ebaõnnestungi, sihuke 5 katset ma tegin. võib-olla see oli kuskil 2 kuu jooksul ja siis lõpuks ma läksin seda teed, et mõtlesin, et okei, siin kultuuris mulle töötada vist ei sobi ja siiamaani ma vist ei tahaks siin nagu töötada. Mhm. et lihtsalt see töökultuur on liiga erinev minu jaoks, et mu kannatus ei peaks seda vastu. ja, ja leidsin siis sellise võimaluse, sellise lahenduse, mis tegelikult oli ideaalsem, et ma sain ka edaspidi asukohast sõltumatu olla, nii et sai Mhm. see julge samm tehtud ettevõtlusesse.
et need nii on minu lahe. seiklused. Nii vägev, kusjuures praegu sind kuulates ja kui sa lugesid kõiki enda neid katseid läbi, siis jaa, ma tulin siia, kui ma tulin siia, eks ma tulin nagu kohe lennukist põhimõtteliselt tööle, aga Mhm. kus ma ikkagi sain seda tööprotsessi ja vestluseid teha, ma ikkagi olen neid teinud tegelikult. ja see toimus siis, kui oli see tore pandeemia aeg, eks ju, kui see pood, kus ma töötasin, pandi kinni ja siis ma hakkasin tööd otsima. et selles mõttes Mm. ma ikkagi olen küll otsinud, muidugi olen ja ma saatsin umbes 80 CV-d nagu vau. ja Wow. ma ei saanud ühtegi vastust. täna ma tean, Mm. miks ma ei saanud neid vastuseid, sest ma kandideerisin samamoodi, sa tegelikult mainisid välja, eks ju, mugavustsoonidena küll teise teemaga seoses, eks ju, aga minu jaoks kõik need kandideerimised olid mugavustsoonis, esiteks. Need olid kõik mingil viisil ikkagi müüja kohaga seotud ja teiseks oli see, et iga kord, kui ma saatsin selle CV ära, siis ma mõtlesin, et ma ei taha sinna minna, aga ma lihtsalt kohusetundest saadan. nii et põhimõtteliselt ma Mm. lihtsalt saatsin automaatselt, ilma et ma tegelikult oleks tahtnud, kuni ma leidsin siis sellise pakkumise, mis oli siis kinnisvaramakkleriks, et ei pea omama kogemust, et saab õppida kohe koha peal, nii-öelda saab virtuaalselt sel ajal, sai õppida ja ma läbisin tegelikult need õppekohad ja hakkasin ka tegutsema kinnisvaramaaklerina. väga lühikest aega, siis ma tundsin, et okei, see ei ole minu jaoks ja siis juba tuli eneseareng ja coaching ja kõik see siia juurde. aga muidugi olen, siin kuules, Mm. muidugi olen, et saatsin CV-si, et selle põhjal võiks öelda, et mega raske on leida, aga vaata, siin ma täpsustangi, eks, et minu enda mõtteviis oli selline, et ma ei tahtnudki minna tegelikult enam sinna ja kui ma ka sain lõpuks, kui ma kinnisvaramaakleri otsustasin, et ma ei taha ikkagi päris, et see ei ole minu teema ikkagi, siis, et seal olid nüansid, mis mulle meeldisid, et paberimajandus ja maja näitamine, kõik see osa meeldis, aga ma olen ka jaganud seda, et külmkõnede tegemine hoopikene ei aitäh ja et objektide leidmine, et see ei olnud minu teema, siis kui ma tegin selle otsuse, et see ei ole minu jaoks, siis paar aastat hiljem ma panin uuesti mõned CV-d ja kohe sain ka vastuse ja siis sain lasteriiete poodi ka siis luksushotellide piirkonda, sain sinna, aga 2,5 kuud töötasin ja siis mul käis lihtsalt nii suur klõps, et Kristina, mida sa teed siin ja mul selleks ajaks oli juba oma ettevõte tehtud Eestis. eks ja ma juba pakkusin ka virtuaalassistendi teenust, aga minus oli ikkagi see mingi kahtlus ja see on nagu parim otsus tegelikult, et ma läksin uuesti nii-öelda sellesse poekeskkonda, klienditeeninduskeskkonda sisse sel viisil, sest ma sain sealt nii palju näha, milline on esiteks mõtteviis, see oli ka koht, kus just nimelt rahaga seotud mõtteviis, seal hakkas mind veel rohkem see huvitama, et oo vau, millised uskumused inimestel on, mida ma isegi ei osanud ette kujutada. ja minu väärtused said veel tugevamaks, et kuidas ma ennast austan, kuidas ma lasen kellelgi endaga käituda. et see oli niisugune suur õppimise koht, 2,5 kuud õppida iseennast, enda väärtuseid ja aru saada, et see ei ole enam minu viis, ma olin välja kasvanud sellest. ja see Mhm. oli see koht ka, kus ma ütlesin, et oh, ma olen ettevõtja, ma olen täiega 100% ettevõtja. Läks, et lähme siit edasi ja ma mõtlen ka, et miks nagu, kui sa räägid nendest nii-öelda standarditest või niimoodi, et mugavustsoonist, et Mhm, põhimõtteliselt ka ma olin nagu nõus siin kõike tegema, isegi nagu ma oleks olnud nõus hotellis linasid vahetama, mhm. aga tegelikult vaata, kus me lõpuks lõpetasime, onju. just, just. et uskumatu. Mhm. kuidas sa tunned, Liina, kas me oleme rääkinud siin, eks ju, töö leidmisest, kogukonnast, natukene ka selles mõttes üksindusest, et kas sa tunned, et välismaal on üldse võimalik üksindust tunda? et samas sa rääkisid, nii sina kui mina ka ütlesime, et me tunneme ennast väga vastuvõetuna, Mhm. eks, aga üksindus, mida see tähendab, üksindus sinu jaoks? tead, see on niisugune naljakas tunne mõnes mõttes, naerukoht nüüd onju. et naljakas selles mõttes, et ma ei oska seda kirjeldada, et ta on nagu, samas sa oled väga ümbritsetud inimestega, aga selle teises mõttes nagu oled üksi ja see üksindus tuleb pigem just sellest, et võib-olla me rääkisime ka sellest kogukonnast, vaata, et seda
nagu seda oma inimest ei ole nii palju nagu ümber, okei Mhm. ma nagu oma mehega olen nagu väga nagu lähedane ja kõik, et meile, ma ei tunne, et mul temaga oleks üksindustunnet, onju. aga samas ta elab ka ju oma elu, käib sõpradega väljas ja Mhm. niimoodi, et võib-olla mingitel hetkedel ma olen olnud kade selle peale. Jumal tänatud, et ma ei ole vastikuks läinud selle koha pealt temaga. aga ma olen talle tunnistanud, et ma olen nagu kade, ma olengi ausalt talle öelnud, et ma olen mõnikord kade, et sa saad oma sõpradega kokku nädalavahetusel, aga mina ei saa. ja see üksindustunne võib-olla tuleb just nendel hetkedel ka, et kui Eestis on näiteks mingi kogunemine, meil äsja olid jõulud, onju, pere on koos, kellegi juubel hiljuti ka mingid konverentsid, mingid ägedad üritused. ma vaatasin, veebikool tegi seda vain koodimist vanalinnas on ju, vein ja ai-ga möllamine, et tõesti mõnikord vaatad, et koli või tagasi mingite sündmuste pärast, et saaks nagu nendes osaleda või siis mingid kogukondade üritused. vot nende kohtade peal on niisugune tunne, et nagu magus valus on ju, et samas sa tunned ennast siin nagu vastu võetud ja inimesed on nii hoolivad, hoolitsevad su eest, et sa üksi ei oleks. aga samas sa tunned ikkagi millestki nagu puudus on ju. Sind ma igatsen ka. ja kas mina igatsen sind ka. kusjuures ma ise tunnen, et ma tunnen ka ennast just selle kogukonna koha pealt, tunnen ennast üksikuna, et mul ei ole Mhm. sellist kogukonda siin tekkinud ja siis samas ma jumaldan olla üksinda. oi, kuidas jah. mulle meeldib üksinda olla, et see tuleb kuidagi just nagu sa tõid ka välja, et just olid jõulud ja ma usungi, et minu jaoks kõige keerulisem ongi just jõulude ajal, mida ma Mhm. ka see aasta, eks ju, täiesti vältisin et isegi ei toonud endale kaunistusi välja, sest see on see koht, kus ma tunnen kõige rohkem üksindust. isegi Mhm. kui mul on siin, eks ju, minu elukaaslane, tema perekond, siis ma ei tunne, esiteks mul ei tekkinud seda jõulutunnet ja seal tekibki seesama, et ma igatsen siis enda sõpru ja enda Eesti sõpru siis igatsen ja igatsen ka enda perekonda kõige-kõige rohkem ja see on see hetk, kus ma tunnen üksindust kui sellist, et Mhm. aga kas sa välismaal olemiseks peab olema ka mingisugune üksindustaluvus või? ma julgeks öelda, et jah, oleneb vähemalt mingi hetk, ma usun, et kõik on seda kogenud. võib-olla Mhm. keegi kogeb seda alguses, kui kohale jõuda alles, eks ju. näiteks minu puhul ei olnud alguses seda, sest mul oli see Eesti kollektiiv minu ümber, ma ei tundnud seda Mhm. üksindust, siis võib-olla mul isegi oli rohkem seda kogukonnatunnet, eks ju. aga mida rohkem nii-öelda nüüd see pärast seda Covidi kohta, siis oligi võib-olla see koht, kus ma hakkasin tundma, sest esiteks need sõprused lagunesid laiali, eks mina kasvasin, läksin enesearengusse. ma tundsin, et ma enam ei vaibi niimoodi sel viisil nende samade inimestega ja siis sealt mul tekkis see üksindus ja üksinduse tunne rohkem. aga samas ma ütlengi, et minu tasakaaluks on nüüd see, et virtuaalsed kogukonnad, virtuaalsed sõbrad ja kui kokkusaamine toimub, siis ongi see kõige suurem. ja tegelikult lennujaamas tagasi sõites, tagasi Tenerifel lennates, tuleb see üksinduse tunne tegelikult peale, ma usun, et kõige tugevamalt isegi. et paar Mhm. aastat tagasi, mitte nüüd see viimane kord, kui ma käisin eelmisel aastal Eestis, vaid enne seda, siis ma ikka tõesti istusin lennujaamas üksinda, nutsin, ma ei lähe sinna lennuki peale. ma ei taha tagasi Tenerifele minna, sest mul lihtsalt nii hea kogemus kokku saada oma nende virtuaalsete kogukondadega, eks ju, päris reaalses elus kokku saada, et see lihtsalt oli nii võimas kogemus, et mõtlesin, et ma ei lähe tagasi, et seal see oli kõige suurem üksinduse tunne. mis sina arvad, kas sul peab see üksinduse taluvus olema välismaal elades? Ma mõtlen, et võib-olla sind kuulates praegu ma mõtlesin, et võib-olla tõesti nagu peab, et aga samas ma naudin üksinda olemist ka Mhm. iseendaga, aga lihtsalt võib-olla see välismaal olemise see teema on, et seda saab mingis koguses liiga palju nagu, et igaühel on see piir, mida ta vajab, erinev kindlasti, aga üldiselt ma väga nagu naudin üksi olemist ja mulle meeldib üksi kodus olla. et mõnikord ma isegi olen siin
mul abikaasa pole väga palju ära käinud nii-öelda nagu ööseks või niimoodi on ta väga harva ära käinud kuskil kaugemal. et ma mõnikord isegi mõtlen, et issand, tahaks üksi olla, praegu eriti, kui on nagu pere ka, siis nagu tunned seda üksinduse vajadust on nagu olemas, aga samas jällegi olen üksik, onju. et see on nii Mhm. huvitav vastuolulised Just. tunded on. et hästi huvitav, aga seda ma ei ole tundnud, nagu mis sa nagu lennujaamas kirjeldad, et minul pigem on olnud vastupidi, võib-olla seal liiga lühikesed perioodid Eestis olnud, sest mul on olnud korduvalt vastupidi, et ma lähen Eestisse ja ma ostan liiga pikaks perioodiks endale seal piletid ja ma olen vahetanud piletid välja, tulnud varem Egiptusesse tagasi ja põhjus on selles, et ma väsin ära lihtsalt kottide otsas olemisest nii-öelda nagu Mhm. kohvrite otsas ja mul tuleb nagu koduigatsus selles mõttes, et ma ei ütleks, et see on Egiptuse igatsus, vaid see on koduigatsus, et mul oleks asjad oma kapis, kõik asjad nagu organiseeritud, et ma ei oleks nii-öelda külas kellelgi. et isegi kui ma olen nagu vanemate juures, siis Mhm. ma ei ole seal nii kaua aega elanud, siis ma tunnen ikkagi, et ma olen kellelgi külas. nagu ma väsin sellest lihtsalt ära ja sellest Mhm. tempost Eestis, mis on siis järsku satub, muidu on niisugune rahulik üksik tempo aasta lõikes ja siis Eestis oled siis nagu on seda hästi intensiivselt nagu mingi lühikese perioodi jooksul seda suhtlust. et siis ma olen sellepärast tagasi vahetanud, võib-olla sa peaksid kauemaks proovima jääda ja siis vaatama, kas tuleb igatsus. jah, pigem olen olnud tavaliselt 10 kuni 14 päeva ja kõige rohkem, kõige kauem olingi nüüd eelmisel 2025 aasta suvel, kui mul tuli Mm. 3 nädalat, et aga see, noh, see Mm. oligi see 10 päeva, kui ma olin Eestis, kui ma tundsin, et oh, ja siis see oli ka see koht, kus ma sain päriselt juba enda klientidega, eks ju, kokku, enda coaching'u klientidega sain kokku ja enda nende pisikeste kogukondadega ja see oli see koht, kus ma tundsin seda, et oh, sellest ma olen puudust tundnud. aga Mm. nüüd viimane kord näiteks ma enam seda lennujaamas ei tundnud, aga absoluutselt. aga mida Mm. sa, Liina, igatsed, kui me räägime siin igatsusest, ütlesid, et igatsesid koju, eks ju, selles mõttes, et enda kodutunnet. mida sa, Mhm. millest sa kõige rohkem puudust tunned Egiptuses elades? inimeste kõrval toidust. milline üllatus. on üllatus või? absoluutselt, mitte, ma hästi samastun ja et kui sa Mhm. küsiks seda minu käest, mida ma igatsen, siis esimese asjana tooks välja mõned toiduasjad. okei, mis on list, mida sa palud endale tuua, kui keegi Eestis külla tuleb? hmm. kõigepealt, kui tullakse pagasiga, mis ärandav pagasiga, siis kindlasti on seal merevaik, mida ma väga tahaksin. merevaik ja ja vahet ei ole, milline, ma olen kõigega nõus, mulle meeldib see kõige naturaalsem, eks ju, see tavaline ja meeldib ka see, kus on ürdid sees ja oh, kukeseened, appikene. mul jookseb suu vett. ja siis on rukkipala, kuigi meil on siin nüüd on näiteks tulnud müügile must seemneleib, et seemned, Mhm. suured seemned on sees Mhm. ja selles mõttes leivaisu kui sellist mul ei ole, aga kui keegi ütleb, mis ma Eestist olen, siis rukkipala või mõni selline koorikleib, absoluutselt, palun tooge. ja millest ma veel, oh issand, mul hakkab endal ka suu-vett jooksma. mul ka jookseb suu vett. ja siis tahaks päris marineeritud kurke ja marineeritud tomateid ja oh ja neid seeni, mis seal on ja oh my god, et andke ainult ette. et selles mõttes, et kohukest näiteks ma ei igatse, ma ei ole kunagi kohukese fänn olnud, et seda ma ei igatse. ja aga, tatart, ma ja tean, et sul on tatart tatart vaja. just, Mhm. kuigi tatart siin ka müüakse, aga siis ma pean selleks minema spetsiaalselt sihuke pisikesse poodi, kus ma seda saaksin, et selleks Mhm. on paar poodi, kus on, ma ei tea, Poola ja Vene tooted, eks, et sinna või siis on üks suurem puuviljapood, kus ka ma nägin, et oh, seal oli tatart, aga tavaliselt ma lasen tuua, siis see on mugavam ja kuidagi on ootusärevus on ka siis, et oh, nüüd tuleb tatart. et absoluutselt, need on need asjad, mis ma kohe esimese asjana välja tooksin. kuidas sul, Mhm. Liina? nii ma et puhin liiga maha suud. Kes läheb Kristinale, ma vaatan, kas sa nüüd räägid, siis on selle vesise suhu. hoidsin varsti, oh kes läheb issand, nüüd tahab Kristinale kohe. üllatuskülalisena külla, siis teab, mida tuua. Okei, minu list on natuke sarnane selles mõttes, et merevaiku mul on ka toodud. Mhm. see ei ole mul number üks asi, aga mul on toodud ja mul on toodud kohukest isegi ja kukeseeni, külmutatud kukeseeni on toodud niimoodi, et
et nad olidki, nad ei sulanud üles, nad olid väga hästi nagu ära pakitud, et see oli nagu tõsine hea kingitus, aga kui keegi küsib mu käest, et mida mulle tuua, siis esimene asi on alati must leib, rukkipala on ju eelistatult, aga ükskõik milline muu must leib läheb ka väga hästi. Ma panen siin nagu viilude kaupa sügavkülma, siis ma vaikselt sealt võtan pikema aja jooksul. Teine asi on räimtomatis. No ma jumaldan seda lihtsalt, ma ei tea, Eestis ma ei mäleta, et kui ma Eestis elasin, et ma oleks seda niimoodi söönud, aga no siin on igatsus tekkinud. Ja siis need ongi nagu põhilised asjad, must leib, räimtomatis ja nagu sul ka tatar on ju, seda ma olen ka ikka palunud tuua. Ja viimane kord ma palusin tuua isegi neljaviljahelbeid, sest siin neid ei ole, siin on ainult kaerahelbed. Et Mhm. mingeid muid helbeid siin ei ole müüa. Et need on nagu need põhilised asjad. Šokolaad üldiselt ei kuulu nende asjade sekka või kommid. Seda ikka tuuakse, viimane kord mul ema käis, siis tema ei toonudki, aga ma ei söö ka šokolaadi, ma ei ole söönud maikuust saati. Ma olin šokolaadisõltlane, aga ma pidin siin erinevatel põhjustel tegema pausi sellest ja nüüd ma olen tegelikult proovinud mingi hetk ja isegi nüüd ma vaatasin nagu, issand, kui magus lääge ja ma ei tahtnudki onju. Et need asjad nagu ei kuulu mulle nendesse lemmikutesse, aga just nagu soolast mõnikord nagu ka Mhm. kilu olen palunud tuua siis, kui on vabariigi aastapäev lähenemas. Seekord mul ei olegi, nii et ma ei tea, kui keegi enne vabariigi aastapäeva tuleb, siis tooge mulle kilu. kui keegi lähedane siin kuulab. aga jah, 3 asja tavaliselt: tatar, räimtomatis, must leib ja nüüd kui mu sa suu väriseb. kui sa šokolaadi mainisid, siis mina olen lasknud endale tavaliselt, kui keegi tuleb, noh, kui keegi tuleb, siis ma ütlen, et need on need asjad, mis sa tahad, vali sealt ise, Mhm. eks ju, ja siis Mhm. tuuakse erinevaid asju, aga näiteks on toodud ka erinevaid komme, siis kommidest tavaliselt on see kaseke, mis on see kõige eelistatum Mhm. ja šokolaadidest on Geisha šokolaad nagu täielik lemmik lihtsalt. Geisha šokolaad ja Fatseri kõige tavalisem piimašokolaad. Et Mm. maitsed on kuidagi hoopis teistsugused. Aga kui ma nüüd viimane kord Eestis käisin ja neid šokolaadi hindasid nägin, siis ma arvan, et ärge enam tooge. Ma ostan siit sama raha eest 5 tahvlit. Et ärge tooge. no vaata, Et kui minu hea, jaoks et oli ma hästi jätsin suur ka maha. üllatus. Väga ma suur jätsin. üllatus, kui ma nägin, mis hinnad on nüüd šokolaadidel ja kommidel tekkinud. aga kas Hispaania šokolaad on hea? Egiptuses ei ole üldse hea. Oleneb täiesti, millist šokolaadi sa ostad. võib leida mõne väga Mm. hea ja Mm. võib ka saada sellist, et mõtled, et oh my god, mis asi see on. Mm. et ma eelistan kõige tavalisemat piimašokolaadi tavaliselt, ilma igasuguste pähklite ja asjadeta. et kõige-kõige tavalisem, et kui siis äkki valin pigem selle millised toiduseiklused sul Hispaania toiduga on olnud? hmm.. kuna minu jaoks üllatav võib-olla oli see, kui ma nägin, kui suur armastus on neil läätsede ja kikerherneste vastu. Mm. esiteks, ma ei olnud kunagi läätsesid proovinud, enne kui ma siia Mhm. tulin. et esimene asi oli see ja kui ma oma elukaaslasega alles nii-öelda hakkasin semmima, eks ja ma jäin tema juurde ööseks ja tema ise läks tööle, siis ma olin terve päev üksinda, läksin külmkappi vaatama, et okei, kui ta tuleb, et ma vaatan, mis seal on, mis mina saaksin teha ja ma nägin, et seal oli pott, mingi sihuke pruunikas roheka asjaga, siis ma mõtlesin nagu sorry, toidu kohta nagu ei öelda halvasti, aga ma vaatasin, mis plägas seega ma väga vabandan, et siis ma ei osanud seda veel hinnata, aga kui ma lõpuks, kui ma seda proovisin, ma harjusin sellega ära, siis eks see oleneb ka sellest, eks ju, kuidas midagi tehakse, et mismoodi valmistatakse, aga neil on väga-väga suur läätsede, kikerherneste armastus siin, et seda sa Mm. lähed ükskõik kuhu restoranis lähed, siis kikerherned mingil viisil on igal juhul seal olemas, et menüüs on ta Mhm. olemas, lihtsalt vali. et see on kindlasti see, mis on minu esimene nii-öelda üllatus ja asi, mis mulle isegi tegelikult meeldib, et päris noh, ma ei olnud seda söönud, eks ju, nüüd on ka minu menüüs ta olemas. kõige siis võib-olla kõige kummalisem seiklus toiduga oli see, kui me käisime ühes pisikeses restoranis ja mu mees küsis, kas neil on karakolli.
mõtlesin, mis asi see on ja tuli välja, et need on teod. Ja kui toodi siis see tapasega sihuke pisike kausike tigudega, siis esimene asi, ma ütlesin, et mina neid aiatigusi ei taha, neid söövad minu vanaema pardid. Ma ei suuda, ainuüksi nähes neid tigusid seal, mul juba peas jooksis pilt, kuidas need muskuspardid aias ringi käivad pärast vihmasadu, kus on teod, kuidas nad neid krõbistavad, neid katikeksi. Et ma proovisin, ma teinekord, kui ta uuesti teises kohas oli, siis ma proovisin, ei ole minu number üks valik, kindlasti mitte. Aga ma proovisin ära, ma andsin võimaluse aga jah, esimene mõte oli, et mis asjad need on. Et lihtsalt see, kuna mul oli kogemus juba lapsest saadik, eks ju, et kui Mm. ikka vihma sadas, siis oli Krissu, aeg minna tigusid korjama mööda aeda, et siis saaks partidele ette visata. Et minu jaoks oli see, et issand jumal, toodigi parditoit meile ette, et krõbista neid tigusid. Et võib-olla need on need kaks suuremat võib-olla sellist aktsepteerimist ja kogemust toiduga. Kuidas sinul, Liina? Veel on, ma arvan, et minu toiduseiklused on pigem seotud kogustega, kui et sellega, et mida siin nagu süüakse. sest see, kuidas siin on ikkagi lauad lookas ja kuidas süüakse niimoodi, et süüakse kala, kana ja veist kõike nii-öelda korraga kõhtu üksteise järel ja lisaks veel makaronid, riis, läätsed, kõik segamini. Kartulit üldiselt ei ole. Kartul on neil nii-öelda nagu natuke köögiviljasalati sisse pannakse või siis on kuskil nagu püreena taldrikus, kuhu on mingi kaunistus kinnitatud, selle kinnituseks pandud, onju. või siis on friikad, onju. Friikate armastus, muide nad panevad, teevad friikartuliga sändvitše siin ka, näiteks panevad krõpsu ja friikartulit sändvitšide sisse. see mul on kõht tühi. ma lähen sööma kohe pärast seda, kui me lõpetame. Ja pigem on see nagu kogustega seotud, et mis koguseid nad suudavad nagu ära süüa, et see on nagu meeletu. Ja siis kasutatakse siin päris palju, nagu ma ei tea, riisi sisse pannakse kaneeli näiteks, vürtsköömen on peaaegu igal pool, jahvatatud vürtsköömen igale poole pannakse sisse. see on päris hea, aga no päris kõige peale ma ei pane, ja sidrun. meil on isegi olnud korra kodutüli, sellepärast et sidrun oli külmkapist otsas, et see ei tohi otsa saada, nagu see käib ka maitsena nagu toitude peale tihtipeale. aga seiklus on pigem kogustega, et lähed välja sööma, vaatad, et okei, tuuakse juba, laud on lookas, ruumi pole enam kuhugi midagi panna. ah, need on Mhm, appetizer'id. et seda vau-efekti on mu tuttavad mhm. ka, sõbrad siin kõik saanud kogeda, et pigem nagu see koguste teema. ja kui sa väljas tellid, ikkagi portsjon on nii, et ma võtan pärast take away ja saan 2 toidukorda veel sealt süüa, onju, et see on nagu meeletu. ja midagi väikest üldiselt menüüst ei leia. aga mis siin nagu huvitavate toitude koha pealt on veel, et tuvi, täidetud tuvi, väga maitsev muide, mulle tuvi täitsa meeldib, aga noh, ma kogu aeg ka teda ei sööks, aga niimoodi natukene ikka on, päris maitsev on. ja teine asi on, neil on ka mingi oma huvitav mädandatud kala siin, mida süüakse lihavõtete ajal enamasti. Oh, wow. et see ikka, no see ikka haiseb kohutavalt, ma olen seda proovinud. Neelasin alla ka, aga rohkem ei tahaks. et võib-olla natuke ma ei ole seda rootslaste kuulsat surströmmingut proovinud, aga neil on siin mädandatud kala, see on nagu vsih on nimi ja osad väga armastavad seda, osad väga vihkavad, et sihuke love-hate suhe, et väga huvitavad toidud on, aga midagi sihukest väga kardinaalselt teistsugust rohkem siin nagu ei ole. Kui sa rääkisid friikartulitest, siis siin väga armastatakse friikaid, väga armastatakse Mm. friikartuleid ja võib-olla üks minu jaoks see vau-efekt ja üllatus oli ka see, kui minu mees tegi mulle söögi ja ta tegi makaroni, pani sinna praemuna ja veel friikartulid peale ja mul nagu oh my god, kuidas sa sööd nagu kõike korraga, üks või teine asi, eks ju. ahah. et nüüd kuidagi kui ta nüüd minuga elab, siis nii palju friikartuleid ei ole et on väga palju salatiga asendunud ja aga just, et see, kui sa praegu rääkisid just sellest friikartulit ja et kõik asjad tuuakse Mhm. korraga, siis siin jah, et ka ja kogused on ka teine asi, aga siin koguste kohta ma ütleks nii palju, et oleneb väga sellest, et kus kohas sa käid söömas.
mm, et näiteks, kas sa lähed, eks ju, oleneb siis ka sellest, eks ju, mis hinnaklassis sa lähed sööma, kus kohas see asub, et see väga palju oleneb. ja no need kohad, kus meie käime, siis me võtame tihti asjad kahe peale, sest lihtsalt ja mm, sealt igal juhul sa viid ikkagi koju ära ka, et veel mm, võtad selle take away ka kaasa. issand mm. jumal, kas meil tõesti on aeg jälle kokku tõmmata? kolmandat osa me ei tee, ei ütleme, tee. eoseb ära. jah, kolmandat ei tee, et siin jõuaks veel nii palju rääkida, aga ma arvan, et me Mm, saime tegelikult väga-väga palju teemasid läbi käidud. kas sul on mhm. veel midagi, mis sa soovid küsida või lisada, et mis on see, mis sa sooviksid küsida või lisada veel, enne kui me paneme päriselt asjad kokku? ma arvan, et toidust me võiks rääkida tund aega isegi, ma arvan. Absoluutselt. aga võib-olla ma vastan ise ja küsin sinu käest Mhm, ka, et mis on võib-olla mingi asi, mida sa ütleksid kellelegi, kes mõtleb välismaale kolimisele. mhm, Et mis on see nõuanne, mina ütleksin, et igal juhul mine proovi, väärt kogemus. ükskõik, kus ma isegi unistan, et ma saaksin kuskil elamist veel kogeda, ma ei ole veel välja mõelnud, kus, mhm, aga vähemalt mõned kuud kuskil nagu elada teises kohas veel. tahaks midagi väga erinevat sellest, mis praegu on. ja igal juhul mine proovi. Eestisse tagasi saab ju alati minna, mõnikord võib-olla ei ole see nii lihtne ja kohe nagu Eestisse tagasi minna, aga ma ei näe põhjust, et miks ei saaks tagasi pöörduda. mhm. Et see on minu nõuanne, mis sina ütleksid? nii kui sa selle küsimuse küsisid, mul oli kohe, et mine ja proovi, et üks jah. asi on kuulata teiste kogemust ja aga ise kogeda on hoopis midagi muud, et ma lihtsalt toon selle näite veel siia juurde, et kui mina olen olnud Tenerifel kohe-kohe 15 aastat, eks ole, ja minule väga meeldib see saar, mulle meeldib, kuidas mind on vastu võetud, see saar ise on mind vastu võetud, ma tunnen ennast nagu hästi-hästi armastatuna ja samas ütleme nii, et üks minu parimaid sõbrannasid täna ma sain temaga tuttavaks siin olles, eks, ja Mhm. tema oli siin tunduvalt vähem, issand, kui nüüd ma loodan, et ma ei eksi, et aga äkki ta oli aastake, võib-olla isegi oli vähem, et aga näiteks tema tundis, et tema ei soovi siin olla, ta tahaks Eestis olla ja ta läks Mhm. tagasi, aga ilma selle kogemuseta ta ei oleks seda teada saanud, eks, ja täna Mhm. näiteks tema on nii-öelda üks kliimapagulastest, kes siis on see nii-öelda suure osa nii-öelda seal märtsist oktoobri-novembrini on Eestis ja siis kõige külmem aja tegelikult reisib Hispaanias ringi, et mitte Tenerifel, vaid just nagu mööda mandrit, Hispaania mandrit, et absoluutselt lihtsalt tuleb ise kogeda ja näha, kas see sulle sobib. et see, kui mina ütlen, Mhm. et jaa, täiega äge, mine ole, siis see ei tähenda seda, et sinule see sobiks et nagu sa ütlesid, eks ju, et minna, kogeda ja siis tegelikult sa saad selle päris vastuse, kasvõi paari kuu kaupa. et kui ei Mhm. taha nii-öelda, et nüüd kolin ära päriselt, eks ju, et mitte seda, et aga minna pikemaks ajaks näiteks proovida. Ja kui absoluutselt. sa ütlesid ka, et teiste kogemusi on hea kuulata, aga sinu kogemus võib alati erinev olla ja mina just. näiteks, mul vaikselt olen tegelenud sellega ka, et ma kirjutan oma Egiptuse kogemusest raamatut. Sellega läheb aega aga, aga vaikselt nagu panen Mhm. asju kirja ka, sest iga kord, kui ma olen lugenud kellegi Egiptuse kogemust või kui ma kuskil kellegi Egiptuse kogemust kuulen, siis ma olen mõelnud sellele, et issand, et minu oma on täiesti teistmoodi see kogemus. Kindlasti erinev turisti omast Mhm. ja ongi niimoodi, ma saan aru, miks näiteks minu sarja raamatuid on palju erinevaid, siis ongi, see on nagu kellegi vaatenurgast, et üks kogemus Tenerifel võib ka olla hoopis nagu teise omast täiesti erinev, et sa näed absoluutselt. nagu erinevat poolt. nii et igal juhul kogege, proovige, katsetage ja ma tahan ühe küsimuse veel siia lõppu küsida. no küsi. ma tean, et meie vaatajaid kindlasti huvitab see, et Kristina, kas sa plaanid Eestisse tagasi ka kolida? miks sa küsid seda? ma ütlen sulle ausalt, et tänaste plaanide hulka see ei kuulu. Mhm, aga kuna ma olen selle peale mõelnud, kas ma läheksin tagasi, siis ma ei ütle sellele ei. ma ei mhm, ütle sellele ei, sest mis võib juhtuda siin ma ei taha öelda paari aasta pärast, aga mõne aasta pärast, eks ju, ma ei tea, kuhu see elu mind nagu edasi viib. aga tänastesse plaanidesse, minu tänasesse visiooni ta hetkel veel ei kuulu. kuidas sul, mhm. Liina? nii, mis see trikikas küsimus oli?
seda on nii palju mu käest küsitud, sellepärast ma vastangi selle siin ära ka, Mhm. et see küsimus eos vastatud oleks meil mõlemal siin. et minul on nii selline plaan, et ma tahaks tüürida elu sinnapoole, et ma saaks suvise perioodi pikemalt Eestis veeta ja talvise siis siin. ehk siis ma olen mõnes mõttes mõlemat pidi, tahan kliimapagulane olla, kuna suved lähevad siin ikkagi liiga kuumaks, siis ma tahaks suved Oh. siit ära olla, mitte ainult kuumus, vaid tegelikult see Mhm. niiskus ja kuumus koos nagu kogu aeg lihtsalt käid ringi ja kleepud ja see on väga raske. siis ma tahaks suvise perioodi elada Eestis ja talvise Eestist ära, nii et see on minu unistus. aga aastaringselt Nii tagasikolimisele ma hetkel ei mõtle. nii vägev. Mul on hea meel tegelikult, et sa küsisid seda praegu. Seega kirjuta meile, kuidas see osa sulle tundus ja siis me hüppame ikka rõõmust, eks ju, kui sa vajutad ka subscribe või ka jälgi, oleneb, kus kanalit sa kuulad, vaatad, et vajuta see klikk ka ikka ära. Aitäh, Kristina, sulle ja aitäh kõikidele kuulajatele-vaatajatele ja andke endast siis kommentaariumis või sõnumites märku, et te meid kuulate. Jagage arvamust, kogemust, mis kõnetas, kus ära tundsite. Kõike on hea meel lugeda. Ja mina ka hästi-hästi ootan, minu arust see annab niivõrd palju juurde, kui saab lugeda teie mõtteid siin ja seega aitäh sulle, Liina, ja aitäh kõigile kuulajatele. Tšau. tšau.